Tere õhtust, head sõbrad! Head arhitektuuri- ja muusikasõbrad! Suur rõõm on teid siin jälle nii palju näha koos. Nagu ikka, on meil suur rõõm teid siin tervitada Arhitektuurikeskuse poolt. Mina olen Raul Järg ja minu ülesanne on siin väga lühidalt juhatada tänane õhtune sisse ja anda sõna täna õhtusele moderaatorile. Tänane välkloeng toimub koostöös Eesti muusikapäevadega, mis just täna algas. Selle aasta teema on küllus, eritähelepanuga akustikale. Ja mis selles kontekstis võiks olla sobivam, kui alustada akustika välkloenguga, mis toob kokku arhitektid ja muusikad. Ja arhitektidel on võimalus saada teada rohkem muusikast ja muusikutel arhitektuurist. Välkloengutel räägitakse, nagu ikka, ruumist ja arhitektuurist erineva nurga alt. Arhitektuuri peetakse tihti visuaalseks kunstiks. Ülejäänud meeled on justkui teisejärgulised. Aga tegelikult me ju tajume ruumi enda ümber. Puldi taha öeldi, jah? Ma pean selle sarvedega puldile lähemale minema. Ma ei ole varem väga laske. Igatahes ma sarvedega puldi taha ei lähe teie lahkel loal. Igatahes me tegelikult tajume ruumi 5 meelega ja kuulamine on üks, võiks öelda, olulisemaid nägemise kõrval. Ehk võiks öelda, et me näeme kõrvadega. Kuidas saame õige pea varsti teada? Välkloengud nagu ikka koosnevad 9-minutilistest lugudest, millele järgnevad küsimused. Teema ja esinejad on kutsutud moderaatori poolt. Ja nagu ikka, moderaatorid on parimate hulgast, nii ka täna. Aga sellise haardega moderaatorid pole meil tükk aega külas olnud. Timo Steiner on ennekõike helilooja, aga peale selle on tal ka 10 muud ametit ja tegevust. Sellega annab ta hunt kriimsilmale igatahes silmad ette. Laiem publik teab ilmselt Timot ennekõike ETV muusikasaate Mii juhina. Aga Timo on ka Eesti muusikapäevade festivali korraldustoimkonna liige ja ka üks kunstilistest juhtidest. Timo on oma teostega võitnud mitmeid heliloomingu konkursse. Ta on pälvinud Eesti muusikapreemia, ühe olulisema muusikapreemia, Heino Elleri nimelise, 2002. aastal ja Eesti Kultuurkapitali helikunstipreemiat 2006. ja 2011. aastal, viimane kord siis ooperiga 2 pead. Lisaks arvukatele kontsertteostele on Timo tunnustatud filmi- ja telemuusika looja. Võiks mainida, et ta on muusika ja loonud filmile ja telesarjale Klass. Timo muusika kohta on üks ta sõber öelnud, et sellest paistab päike läbi. Ja ilmselt oskab ta elu mitte ka liiga tõsiselt võtta, sest 31-aastaselt nimetas ta ühes intervjuus ennast vanemaks härrasmeheks. Samas peab ta väga oluliseks keskendumist ja pühendumist. Ta meenutab Eino Tambergi ütlust, et me ikka toimetame siin selleks, et oleksime õnnelikud. Muusika loomise kõrval on Timo Steiner 2005. aastast Tallinna muusikakooli direktor. Kuidas ta kõike sellega hakkama saab? Ta ise on öelnud selle kohta, et selleks peab vahepeal nii-öelda koodi vahetama. Helilooja Timo Steiner ja koolidirektor Steiner ei pidavat teineteist tundma. Aga täna saame me tuttavaks moderaator Timo Steineriga. Palun, Timo, lava on sinu. Tere kõigile! Akustika- ja muusikasõpradele, nii nagu öeldud sai, on Eesti muusikapäevad siin kohe algamas ja meil on tõepoolest teema akustika. Minu roll on kaunis lihtne täna. Ma juhatan sisse oma suurepärased külalised, kes on täna meil väga huvitavalt vaateid andmas akustikale. On meil nimelt arhitekt, 2 helide loomisega tegelevat inimest ja akustik. Ja ma mõtlesin nii, et äärtes oleks siis sellised praktikud, kes tegelevad ruumide praktilise kujundamisega, et alustab arhitekt ja lõpetab akustik ja keskel on loomisega tegelevad inimesed.
aga lisaks sõnadele on meil võimalus lasta täna rääkida uuel teosel, helidel. Sest mis ikkagi nii palju kogu järjest rääkida, kui saab kuulata. Ja akustika on ju ikkagi väga palju seotud kuulamise ja selle tähelepanemisega. Ja ma loodan, et selle välgutamise lõpus me saame teada, mismoodi selle ruumi akustika kõlab ja kas me oleme siin õnnelikud. Ja natuke ehk aitab ka see teos sellele kaasa. Nii et ilusat kuulamist ja esimene külaline ongi arhitekt Mihkel Tüür. Ma nii põhjalikku ettevalmistust, nagu minu kohta tehti, tõtt-öelda ei teinud, sest et kõike seda saab ju vaadata internetiavarustest, mis inimesed kõik teinud on. Mulle väga meeldis, kui me Mihkel Tüüriga natukene vestlesime telefoni teel, siis mina asusin parasjagu väga heas akustilises keskkonnas, nimelt Elroni rongis. Ja kui ma seal mõtlesin, kuidas see minu tekitatud heli teisi inimesi segab, kes seal kõrval on, siis ringi vaadates sõites kesklinnast Pääsküla vaatasin, et ma olen ainus inimene, kes seal sõidab. Nii et see ei ütle küll midagi Elroni kohta, aga see ütleb seda, et on aeg loenguga peale hakata. Palun, Mihkel Tüür!